Tere päevast, austatud Postimees TV vaataja ja saate Peetri Pilk erinevatest podcasti platvormidest kuulaja. Oled sattunud vaatama meie järjekordset saadet, kus räägime stuudiokülalisega erinevatel päevakajalistel, vahel poliitilistel, vahel kultuurilistel teemadel, aga täna olen oma stuudiokülaliseks palunud siia Tartu Ülikooli majandusteaduste nooremteaduri härra Raul Partsi. Tere tulemast! Tere, tänud kutsumast! Ja võtamegi kohe oma esimese uudise, milleks on ERR-i portaalis ilmunud ülevaade siis nüüdseks Statistikaameti poolt tehtavast rahulolu uuringust majanduses pealkirjaga Eesti inimesed näevad tulevikku tumedates toonides. Ja tõenäoliselt üldsus veel mäletab, milline skandaal hakkas ju pihta enne kohalikke valimisi juba, kuskilt juba suvest hakkas midagi sellist kummalist kerima, kus Konjunktuuriinstituuti ja eriti selle juhti Peeter Raudsepa süüdistati erinevatest kohtadest. Seal oli, mulle tuleb meelde, Delfis eriartikleid, Kaspar Oja tõi välja mingisuguseid metodoloogilisi vastuolusid, sama tegi Salk ja päädis see siis muidugi ka Jürgen Ligi üpriski selliste vängete sõnadega, kus ta enam-vähem Ligi kaudu siis andis mõista, et ma ei tea, et äkki see raha isegi võetakse ära Konjunktuuriinstituudilt ja nii ka läks, et see tellimus vastavaks uuringuks anti nüüd Statistikaametile ja et ennäe imet, tulemused on ligikaudu täpselt samasugused, nagu siis Konjunktuuriinstituudil olid. Mäletan, et ka ise võtsin korduvalt sel teemal sõna ja ka Ühiskonnauuringute Instituudiga sai neid tulemusi kontrollitud ja uuritud ja puuritud. Ja nüüd ongi pärast seda tohutut salvavat ärapanemist, siis Konjunktuuriinstituudile me ei näe, et oleks mingisugust erinevat suunda või erinevaid tulemusi, et kuidas sa majandusteadlasena kommenteerid toimunud? Jah, see on selles mõttes huvitav küll, et nagu sa ütlesid, et eelmise suvel hakkas see mingit pidi nagu laimukampaania pihta. See oli just laimukampaania minu arust. Et tulemusi esitatakse liiga negatiivsetes toonides ja justkui nagu oleks need mingit pidi kallutatud ja võib-olla siis ka nagu et toonase juhi Peeter Raudsepa isikus on siis selline tulemuste esitamine, et tegelikult on olukord parem, aga näete, et Peeter räägib asjad negatiivsemaks ja kui me nüüd vaatame seda sellel nädalal avaldatud tulemust, üks oli esimest korda Statistikaameti poolt, siis me näeme, et sisuliselt ja paljuski on need tulemused ju samad. Et nagu ERR-i pealkiriga oli, et inimesed näevad seda tulevikku siis tumedates toonides, eks ole, et see oli uuring siis majandusliku tuleviku, ütleme, tunnetamisest või nägemisest. Jah, et tarbijakindlusindeks on madal, eks ole, natuke on ta tõusnud, aga ma ei tea, kui siin võib-olla oli riigil või Rahandusministeeriumi ametnikel juhtidel äkki nagu väike lootus, et anname selle tegemise siis teisele asutusele, et siis on diametraalne tulemuste muutus ja elu on hoopis parem, eks ole, helgemates toonides, siis see on ju tegelikult natuke nagu rumal mõtteviis, et see metoodika tegelikult, kuidas neid tehakse, on Euroopast ette antud, eks ole, et uuritakse ja küsitakse samu asju ja kui inimestel on tunnetus, et olukord ei ole hea, siis see tuleb ka nagu küsitluses välja, et eks mingisugused erisused saavad seal ju olla, eks ole. Sõltuvalt, ma ei tea, päeva lõpuks juba ka nagu ilmast ja sellest, kui väga ja tähelepanelikult keegi nendele küsitlustele ja küsimustele selle vastab, eks ole. Aga ka see, et okei, natukene mingites sektorites on võib-olla siis nagu tulemused võib-olla paranenud, aga tegelikult, kui me vaatame ka ajast tagasi, ütleme siin nagu poolaastat, siis seda oli juba näha ka Konjunktuuriinstituudi poolt avaldatud andmetest, et osades sektorites tegelikult justkui nagu läheks olukord natuke paremaks. Ja see praegune Statistikaameti esimene on lihtsalt nagu loogiline või loomulik jätk sellele, et ilmselgelt ei saa mingisugust ülemäära suurt muutust toimuda lihtsalt sellepärast, et neile ei meeldinud, mida öeldi
ja nüüd andsime siis selle korraldusõiguse kellelegi teisele, eks ole, et praegu tundub, et kõik läheb sama rada pidi edasi, eks ole, lihtsalt maksumaksja maksab nüüd nende tulemuste eest rohkem kui enne. Nii tundub jah, et veel läks kallimaks ja saadakse ikka samad tulemused, sest nagu sa mainisid, kui metoodika on ligikaudu pädev, see annab ja valim on selline, ütleme, mõistlik vastavas suuruses, nagu on kriteeriumid vastaval uuringul nõuavad, et siis ta siiski annab kätte sellise keskmise üleüldise tunnetuse, seda teavad kõik uuringute koostajad. Et me näeme, mis arvamus on ja kuhu siin praegusel hetkel siis tunnetuse baasilt meil see elu võiks liikuda. Loomulikult on see, et neid muutujaid majanduses, üldse ma ei tea, geopoliitikas siin, mis igapäevaselt muutuvad, on niivõrd palju ja neid ongi raske arvesse võtta, et midagi praegu mudeldada on, ma ei tea, keerulisem võib-olla juba majandusanalüüse teha kui ilma ennustada, eks ole. Aga minu meelest need tulemused olid küllaltki nagu sellised ootuspärased, et sealt ei saanud loogiliselt võttes nagu mingisugust suurt erinevust tulla. Ja mulle tundub see, et miks see vastumeelsus siis võib-olla võis tulla, eks ole, rahandusminister oli väga pahane. Peaminister Michal samamoodi. Et vaata, et läksid isiklikuks sotsiaalmeedias uuringu autorite tümitamisega, eks ole. Ja ka suures meedias. et mis sa siis teed, et Raudsepp tegi seda, et ta puhtalt siis mitte nagu tulemuste tutvustamisel hakkas rääkima võib-olla ka rohkem sellest taustast, et miks need tulemused sellised võiksid olla, et mis on olnud erinevad siis ütleme majanduspoliitilised valikud riigil, eks ole. Tulenevad, millest meil see olukord selline nagu kehvapoolne on. Ega loomulikult on see, et kui ümberringi lähevad asjad väga negatiivselt ja meie oleme oma partneritest mõjutatud, siis me ei ole siin selline eraldiseisev isoleeritud saarek, et meil läheb elu risti vastupidises suunas, eks ole. Aga ikkagi mingisugused hoovad ju meil on siin Eesti riigis ka, kuidas seda mõjutada ja selles mõttes ma arvan on õige, mida Raudsepp tegi, et ta rääkis ka natuke sellest taustast, eks ole. Et mitte lihtsalt puhtalt siis nagu numbrit, mingi statistiline ülevaade, aga ka see osa sisse toodud, et mis need potentsiaalsed põhjused võiksid olla, miks me selles olukorras oleme ja mida võib-olla saaks teha paremini, et sellest kuidagi nagu välja tulla. Aga kriitika, olgu siis ta ka konstruktiivne, ilmselgelt ju ühelegi valitsejale ei meeldi ja võimalik on ikka, tuleb ikkagi nagu see kuidagi nagu maha suruda ja kui ma seda neid tutvustust siin see nädal olen vaadanud, eks ole, erinevaid kommentaare ka, siis mulle endale nagu kummastus justkui peas nagu selline seos, et siin oli just Reformierakonna üldkogu vist, eks ole, kus siis peaminister rääkis sellest mingisugusest 8 jalast, mis konservatiivne 8 jalg. Konservatiivne 8 jalg, mis siis oma koledaid kombitsejad ajab igale poole. Seal on kõik need uurimisinstituudid ja mõttekojad. Et välja sai toodud, et need siis üritavad kuidagi Eesti elu endale saada ja kõike negatiivsetest toonidest näidata ja minevikku tagasi minna. Ja see on selles mõttes huvitav, et siin just eelmisel nädalal Saksa meedias või Saksa sisepoliitikas oli võib-olla selline sarnane asi, et sealne juhtpartei praegu valitsuses kristlikud demokraadid, et nemad avaldasid sellise pamfleti, sellise voldiku, kus nad siis rääkisid sellest, kuidas kõik nende konkurendid, eelkõige konservatiivne või nagu nad seal armastavad öelda, et paremäärmuslik rahvuslik AfD on kõiges süüdi, eks ole, pinnuks silmas, et mitte mingil juhul ei tohi poliitilisi oponente valida ja natuke võib-olla nagu selline sarnane sentiment praegu ka, et selle asemel, et mõelda, kuidas me ise saaksime paremini midagi teha või tegeleda kas või sisekaemusega, et kas me oleme kusagil miskit valesti teinud, kas oleks saanud paremini teistmoodi, siis on valitud selline nagu, ma ei tea, võib-olla nagu siis politoloogia õpiku mingisugune näide, et meil on kaitsetaktika on see, kuidas kõik teised on süüdi. Sisevaenlane ise konstrueeritakse ja mõeldakse välja. Ja mitte mingil juhul meie ei ole nagu tekkinud olukorra eest kuidagi vastutavad. Ja kui te ka mõtlete, eks ole, et ma ei tea, plaanite siin ala valijad Isamaad valida, eks ole, siis läheb elu veel halvemaks, et ise olete umbes lollid, eks ole, ja mõtlete rumalalt,
et selliselt tahate käituda ja samal ajal rääkida sellest, et meil seistakse Reformierakonna ees peamiselt nagu demokraatia, liberaalsed väärtused, siis tegelikkuses minu hinnangul ajades juttu, et teised on süüdi ja neid ei tohi valida, nad on rahvavaenlased, siis no see on ju tegelikult arvamusvabaduse otsene pidurdamine. Samasugune nagu oli ju ähvardus ära võtta raha ühelt sõltumatult uurimisinstituudilt ja anda see kellelegi teisele. Nüüd seda siis tehti, eks keegi ei tea, mismoodi need protsessid käivad või ei käi. Aga nägime, et ei olnud see konjunktuuriinstituut milleski süüdi ja võtamegi oma järgmise uudise Postimehest, mille pealkirjaks on siis Peeter Raudsepp nõuab Ligilt ja Michalilt vabandust. Et nii palju, kui mina vaatasin neid erinevaid Raudsepa vastuseid talle esitatud süüdistusele või üldse kogu debatti jälgisin, et minu arust on tal selline täielik õigustatus sellist vabandust nõuda. Aga teisalt jälle, muide Peeter Raudsepp oli Peetri Pilgu saates minu esimene külaline. Just täpselt selle teema tõttu ta siia kutsusin, et oli inimene sattunud sellise kummalise rünnaku olla ja kohe tekitas sellise huvi, et kutsuda ta siis selgitama, et mis toimub. Aga et samas nüüd, kui Peeter Raudsepp nõuab Ligilt ja Michalilt vabandust, on muidugi see aspekt, et kas Peeter Raudsepp oleks üldse linnapeaks saanud, kui tema isik ei oleks niivõrd prominentselt põhimõtteliselt päevi ja päevi lausa peategelaseks toodud. Et mõnes mõttes see on selline paradoks, et jällegi, et kui Reformierakond selle 8 jala jutuga, eks ta sai hoopis vastaspool naerista välja, isegi Kõlvart esimeses stuudios suutis sellise muheda huumoriga vastata, et põhimõtteliselt rahvas sotsiaalmeedias kõik erakonnad, nad kasutasid selle ära Michali ja Reformierakonna ja võib-olla siis kogu koalitsiooni vastu, et kui nii vaadata, et tegelikult ju ka need opositsioonierakonnad ja eriti Peeter Raudsepp ise, eks, et ta ju võitis. Ma ei tea, kuivõrd tema isikule üldse mingi poliitiline amet oli sobiv, aga antud olukorras, kus talle öeldi otse, et me tahame sust lahti saada, on see loogiline, et ta sellega vastu võttis ja poliitikasse läks, et kuidas sina neid asju näed, et kas Ligi ja Michal peaks vabandama ja kas Peeter Raudsepp oleks linnapeaks saanud ilma, ütleme nii, Eesti, ütleme võib-olla isegi tähtsuselt 3. või 2. positsioonile, kui ei oleks sellist kunstlikku skandaali, jälle vastandumisskandaali üles kisutud. No kuidagi nagu raske öelda, et ega vabandamine või siis vea tunnistamine ei ole ju meil Eesti poliitilises kultuuris või ametkonnas nagu väga... No ega Ameerikas ja ega ka brittidel ei ole see ka kuskil. Ei ole nagu väga selline levinud praktika, et meil ühtegi sellist, ma ei tea, valgustatud monarhi ei ole, kes suudaks vea tegemisel tunnistada, et... No ega valgustatud monarhid tavaliselt on liiga valgustatud, et oma pimedust tunnistada. Et eks see loogika tundub seal täitsa nagu olemas olevat, et kui võib-olla mõeldi kusagil tagatubades mingisuguste nõunikega või ma ei tea, kommunikatsiooniinimestega välja selline plaan, et kuidas me teda saaksime maha võtta ja ma ei tea, naeruvääristada avalikkuse ees. Koos nende tulemustega. Ja koos tulemustega. Tegelikult kõik on ilus, uskuga, ilges tuleviku inn saabub meie õuele ja hoosi. Või tulemuste tõttu, eks ole, siis hetkel nagu tundub, et inimesed olid piisavalt arukad ja nutikad nagu selleks, et nad nägid selle kuidagi, ütleme siis mingi taktika või selle kampaania läbi. Et kui ka erinevad teistsugused mingisugused analüüsid, tulemused, analüütikud, pikalt on rääkinud sellest, kas või nagu meil kommertspankade analüütikud, et ei ole see elu võib-olla nagu nii roosiline, kui äkki Rahandusministeeriumist või Majandusministeeriumist teinekord väidetakse. Ja siis tundub, et leiti selline nagu patuinas, kes on kõige lihtsam ette võtta, et vaadati, et pisike instituut ei ole võib-olla nii mõjukas mees, et teeme maatasa ja saame lahti ühest probleemist. Aga läks hoopis risti vastupidi, et inimese tuntus ja maine hakkas hoopis tükkis nagu tõusma, eks ole, ja siis sai sellisest võib-olla nagu natuke nagu tülikast pisikesest asutuse juhist tegelikult Tallinna linnapea, eks ole, et meil on väga keeruline ja vara öelda, et kas see käik või otsus on ennast kuidagi õigustanud. Valimistel näeme, et Riigikogu valimised on.
aga noh, hetkeseisuga tundub küll, et see tulem ilmselt, mida loodeti, et tühistame siis Raudsepa ära ja saame ühest murest lahti, siis läks nagu hoopis risti vastupidi ja seda me saame kuidagi nagu tõmmata siin ju mingis, mitte nüüd paralleeli, aga see on kuidagi nagu minu hinnangul või minu peas ometigi ka seotud, eks ole, et noh, nüüd vahepeal kostub ju ka seda, et noh, Raudsepp ja uus Tallinna linnavalitsus ei saa üldse oma tööga hakkama, eks ole. Et asjad on väga halvasti. Opositsioon peabki sellise mulje jätma, et muidu demokraatlik riigikorraldus ju niimoodi toimib. Mida opositsioonil ongi funktsioon, et tuleb öelda, et meie teeks paremini. Ja ometigi, kui me meenutame eelmist suve, mis Kamma ja käis Tallinna linnavalitsuses, eks ole. See oli nagu, see oligi, ma hakkasin kartma, et komöödia näitlejad ja töötaks, et Peeter Ojat ja kõik, kes meil on, ei kutsuta enam ühessegi tükki ega ei tehta telesaadet, siis teed lihtsalt lahti selle päeva uudised ja siis vaatad, mis see Peeter Pere oma kastirattaga teeb ja kuidas siis kõik põrgatasid oma neid vaimukusi. Ja nüüd see on justkui nagu ära unustatud, et meie tegelikult olime eelmisel suvel ütleme siis mingit pidi natuke ebapädevad või ebakompetentsed linnajuhtimise. Naeruväärsed võib-olla, et praegu tundub nagu, inimesed tunduvad nagu tõsised, isegi kui etteheiteid ikka kuulad, vahel mõtled, et äkki seal on ka mingi tõsi mingitel etteheidetel taga, aga vähemalt sa näed, et tegu ei ole naeruväärsete inimestega otseses mõttes, vaid sellised naeratavad, aga samas tõsised inimesed. Vähemalt selline mulje jääb. Jah, eks valimistest on küllaltki vähe möödas, aga selline nagu pidev kemplemine meedias on kõrvale jäänud ja ka see, et pealt vaadates tartlasena, ega ma ei tea, mis Tallinna hingeelu nii väga ei tea, mis nad siin müüri taga teevad, eks ole. Aga seda ei ole küll sellises mahus ikkagi nagu meedias näha, et ka toonase linnavalitsuse koalitsiooniliikmed omavahel mingit soppa loobiksid, eks ole, ja abilinnapead Delfi või sotsiaalmeedia vahendusel üksteist tõrvaga üle valaksid ja räägiksid, kellel on õigus ja kellel ei olnud ja miks ta ei tulnud umbes koridori peal muga juttu ajama, eks ole. See kõik, mis toimus, ületas igasuguse mõistuse piiri, aga olles ise olnud umbes pool elust tallinlane ja pool tartlane, et siis mulle läheb Tallinna kindlasti rohkem korda kui sulle, kes sa vist oled põline tartlane, eks. Ja võtame nüüd oma järgmise uudise pealkirjaga siis Mart Sanderi arvamuslugu Oinas hobusel lõhestab avalikku arvamust, kas postmodernistlik iroonia või bolševiku ülistamine. Et seoses just meie mõlema olekuga tartlased hetkel, mitte küll minul täiskohaga, aga siiski Tartuga seotud, et Tartu puhul peab küll ütlema, et meie skulptuurid kesklinnas vähemalt oskad sa mõnda sellist mingit vastuolu tekitavat või otseselt koledat välja tuua, et igal pool, kus vaatan, kõik nagu harmoneerub keskkonnaga, silmaga ei ole mingit poliitilist lõhet, mitte keegi Jaan Tõnissoni kuju, eks ülikooli, ei hakka Eesti riigi üht rajajat ja põhiideoloogi, mitte keegi ei leia kuskilt mingit kohta, et hakata mingit lõhet otsima, et kuidas sulle see tundub Tartu võrdluses nüüd siis Tallinna, mis komejant toimus selle ratsamonumentidega, kus ma ei tea, sotsid hobuse selga ja no jah, kui see nagu teema kerkis siin sellel nädalal, siis ega tõtt-öelda ma ei saanud alguses nagu pihta, et mis toimub. See ongi liiga raske lihtsalt aru saada, mis toimub. Millest nad räägivad ja mis see teema on, et kusagil on pandud mingi hobune. Ja siis, kui ma hakkasin neid uudiseid vaatama, et millest nad siis räägivad, et ühtepidi on see, et küllaltki kunstikauge inimesena tõttu öelda, et äkki ma ei saagi ilust aru, eks ole, et kas hobune on siis üldiselt inimene ikka on ma ei tea, Bristoli ülikoolist ja Tartu ülikoolist doktorit teinud ja on Postimehe kolumnist ka lisaks. Üldiselt ikkagi keskmine inimene saab aru, mis on ilus ja mis ei ole üleüldiselt. Eks ta selline nagu, esteetiliselt võiks olla ja siis ütleme silmal ilus vaadata, on ju.
aga nüüd see, et kas inimene, kes sinna peale on pandud kujutisena, et on ta siis nüüd alla vist oli kirjutatud Eesti Jeanne d'Arc või midagi. Seda ma ei teagi, see tuleb mul uudisele. Võib-olla see oli mingi AI tehtud, see kõlab nii idiootlikult, aga paljudel fotodel oli. No ju siis on, eks ole, et aga neid arvamusi ju siin ka Postimehe portaalis selles mõttes oli ju ütleme sisuliselt nagu seinast seina, eks ole, et väga pooldavad ja siis võtsin isegi üpriski konkreetselt sõna sel teemal. Et selles mõttes, et antud hetkel natuke nagu raske kommenteerida või sellist nagu seisukohta võtta, et ühtepidi on võib-olla tore, et natuke võib-olla sellist mingisugust kunsti tänavaruumi tuuakse, mis ütleme, kui ta on tekitanud mingisuguse diskussiooni meil võib-olla ühiskonnas, siis äkki see on mingit pidi nagu võit selles osas, et võib-olla on mingisugune teema, mis on, ütleme, pole nagu kalevi all olnud, aga mis nüüd tulenevalt siis sellest projektist saab võib-olla kuidagi nagu ühiskonnast nagu rohkem läbi räägitud või midagi sellist, et seal põhimõtteliselt tekibki küsimus, et mida sa siis läbi räägid, et üks asi on selle skulptuuri ilu ja teine on see totrus panna siis üks sellise üpriski kirju ja kahtlase minevikuga isik siis muuta nagu rahvuskangelaseks ja lisaks panna ta siis muidugi hobuse selga teha ratsamonument. Muidu Marju Lauristinist on ka mingi kas pisike kujuke või ja olen kuulnud, et oli mingi plaan ka, et hoopis Marju Lauristini oma teha suurelt, eks. Tõenäoliselt professor Lauristin on piisavalt tark, et sellistele asjadele ju ei öelda, eks, et ükski, sest see kõik on nii totter, et see ületab totruses kõik sellised piirid tegelikult, et siin nüüd küsimus ongi, et vähemalt minu seisukoht on see, et see on niivõrd ideoloogiline, niivõrd parteipoliitiline, seal kindlasti on mingi partei taustad ka veel, eks, mingitest varasematest aegadest, kuidas need on üles pandud ja et mina võtsin seisukoha, et minu arust ta peab sinna jääma mälupaigana, et mälestisena sellena lihtsalt absurdile, mis meie, ütleme nii kunstielus kui vaimuelus praegu toimumas on. Ja las jääb, las inimesed vaatavad ja las need tegijad ja selliste asjade korraldajad jäävad lihtsalt igavesse häbisse. Nii kauaks, kui see monument seal on. Jah, nüüd see, ütleme, maha võtta oleks kuidagi nagu veel totakam käik, eks ole. See on ikkagi meie vaba riigis üles pandud monument, me ei hakka nagu sellist asja küll propageerima, ma arvan. Aga see, et kui oli mõte Lauristini panna, see on üldse nagu kuidagi halb käik, et me monumendi püstitame, ütleme siis veel elus olevale inimesele. Seal kuskil mingid väiksed mudelid või mingid asjad on kuhugi pandud. See on erakordselt totter. Me kõik teame, et see hobune on siis feministidel ju alati, äärmusfeministidel ju see on paha, eks, see on toksilise maskuliinsuse sümbol ja Rootsis ja igal pool nad ju võitlevad ratsamonumentide vastu. Et seal on usundilooline taust on seal ka pikalt taga igasugused 90ndate ja 60ndate usundiloolase, feministliku usundiloolase Maria Gimbutase tõid ja kõike, mis võib seal tuua, kuidas hobune sümboliseerib sõjakust ja on siis rahumeelne naiste kultuur ja omakorda indoeuroopalik vihameelne sõjakas kultuur, et kõik need on tänases sellises absurdi feminismis on siis kuidagi muutunud mingisuguseks täiesti arusaamatuks käkiks, et siis nüüd ongi siis selle ratsamonumendi seljas siis inimesi, kes ei olnud ratsutajad, eks, või neil ei olnud tõenäoliselt mingit isiklikku sidet hobustega ega ei ratsutanud nad ka sõjaväljal, et sa ju näed, kuivõrd totter on selline üldse selline ideestik. Jah, hobune on rahumeelne loom. Eestis on ta võib-olla rohkem selline tööga seotud meie põllumehe kultuuris elusloom. Aga ma ei tea, teisipidi me võime naerda, et aga kellele ei meeldiks, kui teda hobuse seljas kujutatakse. Ütleks küll välja, et paluks, et mina olen küll hobusemehena tundmatu, et ma ei tea, kuidas sul on. Jah, hobusemehena tundmatu. Et siis loodame, et jääb ära see. Aga võtamegi oma tänase viimase uudise.
mis muide on mehest, kes vääriks oma ratsamonumenti. Noh, igal juhul ja märksa suuremat võib-olla ka siis kirjutada sinna alla Eesti Jeanne d'Arc lausa. Aga et uudis pärineb taaskord ERR-ist. Ligi, minu tool ei kõigu ja ma pigem kandideerin valimistel. See on siis Ligi rääkis saates igasugu huvitavaid asju, et ma sain aru, et ta on ainult aga paremaks läinud, ta on väga kogenud, tark ja üha paremaks läheb nagu selline hea vein, siis seal vaadis on niimoodi vaati pandud, et kohe varsti maksab miljoneid võib-olla. Et mis mulje sulle jäi seda etteastet vaadates ja kas väärib Ligi ka samasugust ratsamonumenti? No ma ikkagi arvan, et võib-olla veel elus olevatele poliitikutele monumente äkki ei püstita, aga kui ma seda Otse uudistemajas saadet vaatasin ühte ja teistpidi, siis ja kokkuvõtet vaatasin, siis seal oli ikkagi natuke nagu see, ütleme nüüdseks siis juba selline välja kujunenud taktika või maneer, eks ole, et tegelikkuses mina ja meie teeme kõik ilmselt muidu õigesti. Teised teevad valesti, et mis ta seal tõi näiteks, et Rootsi, et siin langetab kütuseaktsiise ikkagi nagu väga vale otsus, eks ole, et ei tohi teha. Ma olen ise ju sellest siin Postimehes ka arvamuslugudes kirjutanud. Aga saate aja lõpuks räägigi, et mida me peaks tegema, et kas või natukenegi selliseid raskeid majandusolusid leevendada, et anna majandusteadlasena selline oma nägemus. Lühidalt muidugi. Jah, eks neid arvamusi majandusinimeste seas on ju ka seinast seina, aga minu tunnetus on, et kui me vaatame ka seda pärast koroonakriisi tekkinud olukorda Euroopas, kus ka olid väga kõrge inflatsioon ja kuidas erinevad riigid sellega siis rinda pissid ja milliseid nagu meetmeid ellu viisid, siis väga palju tehti seal seda, et alandati aktsiise, alandati mingisuguseid makse selleks, et inimeste elu natuke nagu paremaks teha. Ja kui me vaatame Saksamaa või Prantsusmaa või Poola kogemust ja seda on siis reaalselt on empiirika näidanud, et tegelikult see aitas kaasa, inimeste elu läks kergemaks, inflatsioon nii kõrgele ei tõusnud, ostujõud inimestel säilis rohkem ja meil toona siis oli Kaja Kallase valitsus, kes väitis, et need on ka täiesti valed otsused ja niimoodi umbes nagu ei tööta need asjad. Et tegelikkuses me näeme, et töötas küll ja Eesti oleks saanud ka neid asju teha ja praegu kui me võtame, et siin meie lõunanaaber Läti langetab aktsiise, erinevad sellised... See teeb kogu Läti majanduse meiega võrreldes ju konkurentsivõimelisemaks. Jah, kütus on igal pool ju paratamatu sisend ja kui me vaatame Euroopas seda Euroopa pealinnades debatti ja mida siis teised riigid, kes on ka muu hulgas meie nagu konkurendid majanduses, eks ole, mõtlevad teha ja tahavad teha, siis mul on tunne, et meil on ikka natuke selline nagu mitukümmend aastat vana nagu hobune oleks valitsus asemel, eks, et hirnub. Selline vana nagu dogma, et me ei saa mitte midagi teha, igasugune erisus on halb ja ainult nagu seda ühtemoodi me saame edasi minna siin. Aga me näeme, et need riigid, kes siis nagu pidevalt on kogu aeg valesti käitunud ja valesid otsuseid meie seisukohalt meie seisukohalt valesid otsuseid, siis ometigi läheb nendel, kes valesti teevad paremini kui meil. Et siis sa panedki ette, et õppida seda, mida Leedu ja Läti ju teevad. Jah, et vaadata natuke kaugemale, et Läti ja Leedu on siin meie nagu lähimad konkurendid ka, et kui me mõtleme, et me tahame siin Eestis, et erasektor tahab oma tooteid, teenuseid eksportida, siis seda on väga raske teha, kui teised riigid minu hinnangul teevad natuke rohkem, et oma majanduse konkurentsivõimet tõsta, siis me jäämegi nagu kaotajaks selles mängus. See on elementaarne, et me eksisteerime ju kontekstis nagu Kamala Harris alati armastas eksisteerime kontekstis ja et seda konteksti ei suudagi see lihtsalt dogmasid raiuv valitsus tõenäoliselt üldse nagu tunnetada. Jah, et
kui me oleme teinud väga pikalt ühtemoodi ja me näeme, et see tegelikult nagu enam sellist tulemust ei anna. Ja on ju ainult dogma, eks, mitte ühtegi põhjendust selle taga ei ole, usk ja dogma. Sest nii on ja et mingisugune MTÜ Ameerikas ütleb, et meil on maailma parim maksusüsteem, järelikult või mingi tabel on, eks, kus... Ja siis öeldakse, et aga näete, et IMF ütleb seda ja toda ja seda me teeme, aga nendes kõikides erinevates raportites ja analüüsides, millele viidatakse, on ka teine pool ja tsiteeritakse või viidatakse, ütleme siis nagu lõigu ühele lausele, aga teine osa jäetakse targu rääkimata ja seal räägitakse sellest, mida tegelikult me saaksime teistmoodi teha ja kuidas nagu võiks teistmoodi teha. Aga see ei lähe siis nende kehtivate põhimõtete ja dogmadega mitte kuidagi nagu kokku, eks ole. Sest et see tähendaks ju ka seda, et siis peab hakkama enda vigu tunnistama ja rääkima ka sellest, et tegelikult võib-olla oleks saanud teistmoodi teha. Ja põhimõtteliselt meie saateaeg hakkab lõppema, kas ma saan nüüd lõpetuseks sinust õigesti aru, et sa ütlesid seda, mis siin saates on paljud suust tihti kõlanud, et probleem ongi selles, et me peame ise oskama mõelda. Et reageerida ja mõelda, eks, olla iseseisvad, mitte mingite dogmad, uskumuste, kujutelmade küüsised. Ja loomulikult. Mitte ainult majanduses, vaid ka kultuuri ja rahvana. Absoluutselt, et ega see, mis kunagi oli õige ja mis töötas 20-30 aastat tagasi, et siis ta võiski töötada. Ligi ongi nagu 15-20 aastat tagasi kuskil mingis ajas. See on tore, aga praeguses hetkes on maailm nii palju muutunud, et me peame olema ise ka piisavalt avatud ja selle mõttemuutusega kaasa minema, et me ei saa lihtsalt jääda seisma ja siis eirata probleeme, et vot, aga meie teeme... Ja valida välja keegi, kes on süüdi. Keegi, kes on süüdi, eks ole, et tekitame sisevaenlase endale. 8 jala. Peame kuidagi mõtlema seda viisi, et seista rohkem enda huvide ja väärtuste eest, et me oleksime siin igat pidi kultuuriliselt, keeleliselt elutulisemad. Aga nende heade mõtetega oma saate lõpetamegi. Tänan sind, majandusteadlane Raul Parts. Ütlesid välja väga olulise sõnumi, väga lihtsalt, et mõelda ja alles jääda. Proovime. Üritame. Ja mina tänan omalt poolt vaatajat meie saadet nautimast. Selleks hooajaks on meie saade nüüd minemas suvepuhkusele ja kohtume jälle sügisel. Kõike head teile, ilusat suve!